Tere, siin on Brüsseli päevik Yana Toomiga. Euroopa Parlament on tulnud uusaasta puhkuselt tagasi ja sattunud justkui teisse maailma. Maailma, kus on võimalik röövida mingi riigi president ja nafta või ähvardada liitlast neilt suure osa territooriumist äravõtmisega. USA käitumine Venezuelas oli šokeeriv paljudele, kuid Euroopat puudutab rohkem lugu Gröönimaaga. Pärast ähvardusi, kui heaga ei saa, teeme jõuga, on jää liikuma hakanud. NBC teatab, et Trump on volitatud riigisekretäri Rubio pakkuma Taanile Gröönimaa ostmist $700 miljardi eest. Washingtonis toimus Taani ja Gröönimaa välisministrite kohtumine ameeriklastega, läbirääkimised ei viinud kuhugi. Taani välisminister ütles, on ilmne, et presidendil on soov Gröönimaa vallutada. Normaalses, reeglitepärases maailmas, isegi kui kellelgi tuleks pähe öelda, ma tahan teie territooriumi, piisaks vastuseks ei, et küsimus oleks lahendatud, aga meie ei ela enam normaalses riigipärases maailmas. Teisipäeval minu fraktsiooni Renew korraldatud konverentsil kuulasin NATO peasekretäri Mark Rutte kõnet. Moderaator küsis 3 korda, kuidas tugevdab USA sissetung Gröönimaale NATOt ja kõik 3 korda suunas Rutte vestluse NATO ja Arktika julgeolekule tervikuna. Päriselt tekkis mulje, et selle julgeoleku nimel saab või isegi tuleb Gröönimaa ära anda. Ma saan aru, et Rutte, nagu paljud Euroopa Liidu poliitikud, arvab ilmselt, et kui tema majesteet on kapriisne ja tahab Gröönimaad, tuleb teeselda, et me pole vastu. Homme võib ta juba muudele asjadele tähelepanu pöörata ja Gröönimaa unustada, nagu ta on juba peaaegu unustanud Ukraina ja Venezuela. Oleme Ameerikas sõltuvad, usume endiselt, et ta kaitseb meid, seetõttu ei tohi Trumpi vihastada. Nii et Rutte räägib õiget sõnu, meelitab Trumpi ja samal ajal korraldavad Taani, Rootsi, Prantsusmaa ja Saksamaa ühise Arktika julgeolekumissiooni. Eesti muideks andis teada, et ka meie osaleme õppustel. Kuid kui Ursula von der Leyen ütleb, et gröönimaalased saavad alati loota Euroopa Liidule, mida see täpsemalt tähendab? Kes on tõsiselt valmis Gröönimaa eest USA-ga sõdima? Seni mängime me kummalist mängu. Trump ütleb, Gröönimaad ei kaitse keegi Hiina ja Venemaa eest, seal on kaitseks 2 koerarakendit. Meie ütleme, Donald, mis sa räägid? Tõestame sulle, et see pole nii. Ja Taani investeerib kiiresti 10 miljardit eurosid kaitsevaldkonda, ustes muuhulgas 4 miljardi eest 16 F-35 hävituslennukit, Ameerikas toodetud. Trump peaks olema rõõmus ja rahunema, aga ta ei jäta jonni. Miks? Sest Gröönimaa ei ole ainult hiiglastik saar, kus leidub haruldasi muldmetalle, uraani, rauda, naftat ja gaasi ja kõik see asub kiiresti sulava jää all. Gröönimaal on rahvusvahelise õiguse kohaselt õigus ligi 900 000 ruutkilomeetrile Arktikat. Võrdluseks, Kanada arktiline sektor on veidi suurem, USA omaga peaaegu 2 korda väiksem. Arktika ressursid on aga nii suured, et isegi muinasjutus ei saaks neid kirjeldada. Kas Trump tõesti tungib Gröönimaale ja hakkab sõdima 2 koerarakendiga? Elame näeme. USA tunnustas Taani suveräänsust Gröönimaa üle enam kui 100 aastat tagasi, kuid nagu Trump ütles, ei ole rahvusvaheline õigus tema jaoks seadus. Arvatavasti eelistakse Gröönimaad osta, aga Taani ei müü. Ta ei saa otsustada autonoomia saatuse üle ja ilma Gröönimaata ei ole Taanil mingit lootust Arktikale. Seega pinged NATOs kasvavad. Kõik see võib muidugi mõjutada ka Eestit. Taani viib sõjaväelase Gröönimaale ja võib nad tagasi kutsuda ka meie Tapalt. Ja kui NATO ja Euroopa hakkavad Taanit veenma Gröönimaaga hüvasti jätma, on see signaal Venemaale ja ka test, kas kõik lääne kokkulepped on usaldusväärsed. Iroonia on aga selles, et selle testi autoriks pole Venemaa, vaid meie parim liitlane, keda Eestis peaaegu jumaldatakse. Ja on veel üks kurb iroonia. Alles hiljuti nõudis just Taani Euroopa kohtult miinimumpalga direktiivi tühistamist, sest see olevat Brüsseli diktaat ja nii edasi. Sel hetkel ei mõelnud taanlased eriti Euroopa Liidu ühtsusele. Täna, kui välk valgest majast on sisse löönud, pöördub ta ühtse Euroopa poole ja palub abi. Oleks hea sellest olukorrast õppida ja mitte ainult Taanil. Püsige terved ja näeme nädala pärast.